Tere tulemast, Erki, meie Veenuse saatesse. Tervist! No, kas sa tahad mulle öelda, et sa kutsusid mind selleks siia, et 5 päeva ilma mulle ennustada? Ei, sugugi mitte. Ma kutsusin sind ikka pigem selleks, et tutvustada sulle sellist mängu, nagu seda on golf ja võib-olla saamegi proovida, et kas sinust saab ka golfi mängija. Absoluutselt, aga ole hea, räägi, et kuidas golf üldse sinu ellu tuli? Ma arvan, et minu ellu tuli golf täpselt samamoodi nagu väga paljude inimeste jaoks, ehk siis ühel ilusal suvisel päeval kutsus mu sõber mind endaga kaasa, et tema oli juba golfi mänginud enne mind ühe hooaja ja kuna polnud midagi targemat teha, selles mõttes, et ma olin tol hetkel lõpetanud ühe teise spordialaga, kuna olid vigastused, mis ei lubanud sellega enam tegeleda, siis läksin proovisin ja reisis kuidagi õnnestus pall kohe lendama saada ja teate ju küll seda ütlust, et kui juba pall lendab, siis on golfi jumalale nii-öelda käsi antud. Aga välja on tulnud ka ajakiri nimega Golf, kus siis tehakse pikemalt juttu Barack Obamast ja tema armastus golfi vastu, et kas sa ka tead, kuidas temani see golf jõudis? No, alustame sellest, et Barack on üks ütlemata tark mees, et ta nagu golfini jõudis. See, mis ta ennem tegi, see mind nii väga ei huvitanud ja ütleme nii, et tema toimetused mulle võib-olla niivõrd korda ei läinud, aga kuna nüüd härra mängib golfi, siis nüüd tasub tal silma peal hoida. Ja minu informatsioon, või vähemasti nii palju, kui mina olen kuulnud sellest, siis tegelikult Barack tegeles ju enne golfiga alustamist korvpalliga. Ja korvpall teadupoolest on üks selline üsnagi füüsiline ala, viimasel ajal veel eriti, ja eks ta tihtipeale tuli koju sinikad küljes. Kuigi ma ei tea, kuidas Michelle neid sinikad seal tumedal nahal nägi, aga ta nägi. Ja Michelle ehk siis proua Obama ühel ilusal päeval ütles siis oma mehele tõenäoliselt, ma ei tea sõna-sõnalt, kuidas see käis, aga tõenäoliselt see oli ikka niimoodi, et Barack kallis, sina oled USA president, kaua sa käid nüüd siniste silmadega ja siniste laikudega keha peal, et hakka mängima ühte väärikate härrasmeeste mängu, ehk siis golfi. Ja niimoodi siis Barack saabuski golfiväljakule, samamoodi sai palli lendama ja nüüd ongi nakatunud sellesse golfipisikusse, mis on üks minu meelest parimaid pisikuid maailmas üldse. No, kuidas suhtud sellesse ütlusesse, et golf on rikaste ala? Siinkohal ma tahaksin nüüd väga vastu vaielda kõikidele nendele inimestele, kes tõepoolest arvavad, et see on rikaste ala. Pigem golf on ala inimestele, kes on ennast leidnud, kes on iseendaga rahul ja kes võib-olla just otsivadki niisugust põnevamat väljakutset, kus saab nii füüsiliselt kui ka vaimselt pingutada ühe sportliku mängu jooksul. Ja kui me nüüd teeme mingid paralleele tõmbame, siis tõepoolest võib olla golfi nagu nii-öelda alginvesteering, ehk siis osta varustus ja riided, mis iseenesest ei ole kohustuslik, alati saab ju rentida varustust, aga võib-olla see on jah selline, mis tundub inimestele kallivõitu. Aga kui siin tuua paralleeled, et kui sa käid iga päev, ütleme, jõusaalis, jõusaali kuukaart, samamoodi läheb ka seal ju varustust, sul vaja riided, tossud, kõik. Et ütleme niimoodi, et minu meelest jõusaalis käimine on vaatati isegi kohati kallim, et golf on tarkade inimeste mäng, et seal tuleb targalt lihtsalt seda nii-öelda ressurssi kasutada. No seda ma usun, aga ajakirjal on käimas ka tellimiskampaania, räägime sellest ka natuke lähemalt. Ja, tõepoolest, praegu on siis võimalik tellida endale ajakiri ülimalt soodsa hinnaga, ehk siis aastane tellimus kõigest 9 eurot, mis on täiesti olematu raha. Ja olgem ausad, see ajakiri sisaldab päris palju väärtinformatsiooni nii juba mõnda aega mänginud golfaritele kui ka täiesti golfi võõrastele veel isikutele. Nimelt seal on siis nii meie ühe Eesti parima pro ehk siis Enrico Villo näpunäiteid selle kohta, kuidas siis sooritada õigeid lööke ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult on seal põnevat lugemist ka, nagu juba viimases numbriski Barack Obama kohta, ehk siis maailma nagu suurnimede või siis teiste valdkondade inimeste kohta, kes on kokku puutunud golfiga ja kuidas siis nagu nendel läinud on. Ja loomulikult leiab seal veel palju väärtuslikku lisainformatsiooni, mis on seotud nii golfiga kui ka mõnusa vaba aja veetmisega. Aga Erki, huumor ikka ühendab inimesi ja kas tuleb mingi golfinali ka ära? Noh, jah, golf on tegelikult mitte nagu selline nalja tegemise mäng, kuigi samas ta on selline seltskondlik olemine ja seal nagu ikkagi selline mõnus nagu huumor käib ikka asjaga kaasas, aga las ma mõtlen mingi anekdoot, et näiteks üks pastor otsustab oma põhitööst pühapäeval puhata ja minna golfi mängima. Üksinda läheb salaja ja siis üksinda mängib ja lööb jube hästi, et elu kõige parem mäng ja läheb siis paar viiele, lööb avalöögi ülipika ja väga täpse ja siis üleval üks ingel küsib nagu siis Jumala käest, et Jumal, et kuidas sa ikka lased niimoodi teha, et ta ju täna ei teeni sind, on ju, et ta mängib golfi, et teeb nii-öelda pätti, laseb liugu, on ju. Jumal ütles, et oota, mul on veel parem plaan.
teeb niimoodi, et pastor järgmise löögiga lööb palli sisse, ehk siis saab double eagle'i. Ja selle peale Jumal ütleb, vaata, ta nüüd sai elu parimal löögi. Aga ta ei saa kahjuks sellega kellegi eputada, sest et tema täna oma õiget tööd ei teinud, aga mängis golfi.